Sa oled terve oma elu taga ajanud kuulsust ja rikkust. Sa hakkasid iludusvõistlustel käima, ma arvan, et me näitasime seda, kui sa olid umbes 12. Olgu, 6. klass võib-olla. Ja sa pole kunagi tahtnud rambivalgusest loobuda. Iga inimene, kellega sa oled kohtamas käinud, on olnud mingil määral kuulus. Ja sa nägid Charlie't kui oma võimalust veelgi rohkem kuulsust saada. Ja kui inimesed küsivad, kas Erika peaks Kandase kohtusse kaebama? Jah. Kui Ameerika Ühendriikide ajaloo kõige hullem avalik laimamine ei ole laim, siis seda lihtsalt ei eksisteeri. Unustage kogu laimuseaduse mõte. Kui sa tahad Kandase Ovansi fenomeni hävitada, pead sa hakkama tõesti teistmoodi mõtlema, sest sa ei suuda internetis hävitada kedagi, kellel puudub moraalne selgroog ja kes teab väga hästi, kuidas publikut köita. Ta on uskumatult karismaatiline ja võimekas, kui ta on tõestanud, et on uskumatult ohtlik. Niisiis, millised on võimalikud lahendused? Jeremy Boringil on olnud selle kohta väga sügav ja huvitav arusaam ja ma arvan, et me kõik peaksime seda vaatama, sest Jeremy, neile kes ei tea, oli Kandase tööandja väga pikka aega. Ta on suur osa sellest, mis tegi Kandase sellest, kes ta täna on. Ja nüüd on tal plaan, kuidas me peame mänguvälja veidi muutma, et ta lõpetaks võitmise. Vaatame, mida tal öelda on. Muide, tere tulemast saatesse Pushback, mina olen teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, meil on väga hea meel, et te siin olete. Ameerika ajaloo kõige hullem laim. Vale süüdistus, saatan on süüdistaja. Vale süüdistus, ilmselgelt valed süüdistused leinava lesknaise vastu. See on peaaegu selline tunne, et see on kas teemonlik või siis lihtsalt teemonlik. Me võime selle lihtsalt kõrvale jätta. Ma mõtlen ja kui ma ütlen, et mõned kõige õelamad asjad üldse, siis kuulake, millest Candace'i viimane tiraad on käinud. Sa oled terve oma elu taga ajanud kuulsust ja rikkust. Sa hakkasid osalema iludusvõistlustel, ma arvan, et me näitasime seda, kui sa olid umbes 12. Olgu, 6. klassis võib-olla. Ja sa pole kunagi lakanud tahtmast rambivalguses olla. Iga inimene, kellega sa oled kohtamas käinud, on olnud mingil määral kuulus. Ja sa nägid Charlie't oma piletina suurema kuulsuseni. Ja siis sa lõpuks said selle enda arvates kätte. Ma mõtlen, nagu üks tüdruk ütleb, Brita, knollidele suppi ei saa. Püha taevas, see armukadedus lausa voolab selle naise pooridest välja ja kõik näevad seda peale tema pimedate kultistide. Ma mõtlen, jah, see ongi Candace'i lugu. Candace on alati tahtnud olla uskumatult kuulus. Ma mõtlen, see ongi see, mida seda on öelnud ka tema mõlemad endised töötajad. Kas see tähendab, et Candace Owens tahab olla näiteks maailma kõige kuulsam inimene? Ta on alati öelnud, et tahab olla kõige kuulsam inimene. Maailmas. See on see, mis teda motiveerib. Candace ei tegele tõe ja vale küsimustega samamoodi, nagu tema publik tegeleb tõe ja vale küsimustega. Candace usub seda, mida ta ütleb, kui ta seda ütleb. Ta võib endale vastu rääkida juba minut hiljem vestluses, sest nüüd usub ta seda. See ongi see võimalus. Mõtlen, tal on täiesti õigus. Sa ei saa võita kedagi, kellel puudub moraalne alus, kelle ainus vaatenurk on see, et nad tahavad saada võimalikult kuulsaks ja vastuoluliseks, eks? Nagu ma alguses ütlesin, on Jeremy Boringil tõesti väga nutikas idee, kuidas sellega toime tulla. Aga ma tahan veel kord kõigile meelde tuletada, kui sügavalt kuri on Candace, sest ma ei tea, kas kõik on sellest juba aru saanud. Pidage meeles, ta räägib naisest, kelle abikaasa avalikult mõrvati, kes oli poliitiliselt väga tähtis, kes oli kunagi Candace'i sõber, aga enam ei ole. Ja Candace on alati teesklenud, et ta kaitseb Charlie't ja hoolitseb selle eest, aga tegelikult on ta lihtsalt alustanud ristisõda, et hävitada Erika. Aga kui te kuulate väga-väga tähelepanelikult, mida Candace ütleb, siis see on ausalt öeldes üsna muljetavaldav, sest ta kirjeldab sisuliselt iseennast. Sa oled terve elu taga ajanud kuulsust ja rikkust. Sa hakkasid osalema iludusvõistlustel, ma arvan, et me näitasime seda, kui sa olid umbes 12. Olgu, võib-olla 6. klassis. Ja sa pole kunagi lõpetanud soovi olla rambivalguses. Iga inimene, kellega sa oled kohtamas käinud, on olnud mingil määral kuulus ja sa nägid Charlie't kui oma võimalust veelgi rohkem kuulsust saada. Muide, see on ju täiesti Candace ise, eks. Ta nägi Charlie't kui oma võimalust rohkem kuulsust saada. Ta oli temasse pööraselt armunud. Ma ei suuda enam Candace'i häält kuulata ilma, et tahaksin tõesti, ma ei suuda tema häält taluda. See lihtsalt ajab mind vihaseks. Ja siis sa lõpuks nägid seda oma silmaga. Kui sa astusid välja valges pükskostüümis, säraküünlad selja taga ja sa võtsid selle kõik endasse, siis oligi kõik. See oligi see hetk. Me vaatame tagasi nendele fotodele inimestest mälestusüritusel. Ma pole kunagi näinud nii suurt rõõmu ja õnnetunnet. Te lõite klaase kokku, siis läksite restorani, te tähistasite.
lõpuks, Erika, lõpuks sinu jaoks. pärast aastakümneid proovimist olid sa lõpuks rambi valgusesse jõudnud ja kõik armastasid sind. Brändikaup, särgid, sa liitusid selle Zoomi kõnega. Müük on olnud pöörane. 50 000 särki müüdud ja tulu läks tagasi osaühingusse, mida mina ja Charlie Kirki saateinimesed Charlie jaoks omame. Charlie jaoks. Ja siis kukkus kõik kokku, sest võib-olla oli Charlie'l päris sõber. See ongi see, mis närvi ajab. Mina olen see mässaja. Mina olen see üks asi. Tal oli tõeline sõber, kes ei olnud rahul lihtsalt T-särgi müümisega ja edasiliikumisega ning siis mingit föderaalset jama müümisega ja jälle edasiliikumisega. ma mõtlen, sa ei pane seda praegu selles osas tähele, aga ta hakkab siis kohe selle kohta reklaami tegema, sest ta on nende episoodidega miljoneid ja miljoneid ja miljoneid teeninud, aga ta ei hakka rääkima sellest, et just tema on see, kes on miljoneid teeninud. Ei. Probleem on selles, et Erika võis olla natuke raha teeninud sellega, et ta müüs T-särke. Ja kõigile, kes on piisavalt rumalad, et selle argumendi õnge minna, tuletage meelde, milliseid T-särke Turning Point USA müüb. Need on T-särgid, mis tähistavad Charlie elufilosoofiat. See ei ole reklaamid, mida see naine müüb. See ei ole nii, et teekutid võite minna ja teha seda asja või osta seda asja. Ei, nad müüsid Charlie missiooni ja neil õnnestus seda müüa ja ta tähistas seda, tal on selleks õigus. See ei olnud raha pärast. Ma ei usu, et see oli kunagi Erika jaoks raha pärast. See oli missiooni ja selle edu pärast ning kui põnev see on. Et inimesed ei olnud mitte ainult valmis toetama Turning Point USA'd, vaid kandma nende kaupa avalikult. See on nagu kõige suurem avaldus, et me oleme selle missiooni juures. Aga muidugi, Candice sellest ei räägi. Sest hind oli õige. See ongi see, mis sind häirib, Erika. Raha ja kuulsus. Selles artiklis pole sisu, sest sinus endas pole sisu. Ja see on minu arvamus. See ei ole üleskutse, et sa haiget saaksid, vaid ma näitan sellega, et sul on iseloomu viga, millest sa isegi teadlik ei ole. Me tuleme kohe tagasi pärast seda. Kas sa nägid seda? Me tuleme kohe tagasi pärast reklaame. Jälk. Ta on nii põlastusväärne inimene. Ta ajab mind tõesti vihaseks. Aga vaatame, mida Jeremy Boringil on öelda, sest ta on siin, et rääkida, kuidas seda Candace'i probleemi lahendada. See vajab lahendamist. Ameerika ajaloo jooksul. Lähme. Valesüüdistus. Saatan on süüdistaja. Valesüüdistused, ilmselgelt valed süüdistused leinava lesknaise vastu. See tundub peaaegu nagu see oleks kas teemonlik või siis see sõna teemonlik, me võime selle lihtsalt kõrvale jätta. Sama kehtib laimamise kohta. Inimesed küsivad, kas Erika Kirk peaks Candace Owensit kohtusse kaebama. Jah, 100%. Candace Owens sotsiaalmeedias, avalikus sotsiaalmeedias. Candace saab ise määratleda kõik võidutingimused. Sa ei saa teda seal võita. Nartsissisti ei saa avalikus arutelus võita, sest nartsissist saab ise määrata avaliku arutelu tingimused. Kui sa tahad Candace'i võita, pead sa temaga võitlema ausal lahinguväljal, kus on reeglid, mida ta ei saa muuta. Objektiivsed reeglid. Objektiivsed reeglid. See on kohus. Ja kui inimesed küsivad, kas Erika peaks Candace'i kohtusse kaebama, kui Ameerika Ühendriikide ajaloo kõige hullem avalik laim ei ole laim, siis seda lihtsalt ei eksisteeri. Unusta kogu laimuseaduse mõte. Laimu pole olemas. Nii et see ongi nii. Kui see ei ole laim, siis laimu polegi olemas. Kui see ei ole teemonlik, siis teemonlikust polegi olemas. 2 nädalat tagasi tundus, et paljudel inimestel justkui avanesid silmad. Ja siis eelmisel nädalal oleme näinud, kuidas uued hääled on sellesse vaidlusse sekkunud. Et seda veelgi kinnitada, seda ma ei tea, kuidas teda nimetada, nihilistlik vandenõu jamps. Ma mõtlen, see on tõsi, oli selline tunne, et asjad muutuvad. Ja ausalt öeldes ma mõtlen ise ka, miks me temast ikka veel räägime, miks me temast ikka veel videoid teeme. Ma arvan, et on oluline, et inimesed mõistaksid, et kuigi meie oleme aru saanud, et ta on segane ja hull, siis teised inimesed ikka veel usuvad seda. Nad usuvad ikka veel neid valesid ja see on oluline. See on oluline, sest Erika elu hävitatakse selle tõttu. Ja kuna me liigume edasi ning üha rohkem meist tarbib uudiseid ja infot internetis tegutsevatelt inimestelt, meil lasub absoluutne kohustus veenduda, et need hääled avalikus ruumis ei levitaks lihtsalt kaost, õelust ja moraalse selguse puudumist, vaid teeksid hoopis head ning see kohustus on tohutu. Meil on kohustus õpetada inimestele, kuidas eristada valet õigest, tõde valedest, manipulatsiooni ehtsast siirusest.
ja kuni me pole jõudnud sinnamaani, et inimesed ei näe seda väga-väga selgelt, peame sellest jätkuvalt rääkima. Mitte sellepärast, et meil oleks huvi anda Candice'ile rohkem tähelepanu, kui ta väärib, vaid pigem seetõttu, et nüüd on see juba Candice'i fenomen. Fenomen, kus keegi nii suure karismaga internetis saab valetada ja manipuleerida nii, nagu ta tahab ning pääseb sellest ilma vastutust kandmata, peab muutuma selliseks fenomeniks, kus need inimesed, jah, võetakse vastutusele. Ja just sellepärast on laimamise eest tema vastu esitatud hagi nii uskumatult oluline. Ja see on ka üks väheseid viise, kuidas teda tegelikult võita saab. Me kõik usume, või vähemalt paljud meist usuvad, et suur osa põhjusest, miks Candice otsustas Erika vastu minna, on see, et ta püüab kõigi tähelepanu eemale juhtida sellest, mida ta tegi Brigitte Macronile, Prantsusmaa presidendi abikaasale. Ta teeb seda, sest ta kardab kohtuasju mitmel moel ja sest ta soovib saada maailma kõige kuulsamaks inimeseks. Ja see on väga-väga ohtlik kombinatsioon. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.